Tere tulemast teisipäeva. Täna on, isegi ei tea mitmes täna on, kui aus olla. On juuli ja mingisugune kuupäev. Meie Talisega sõidame praegu Tallinnasse ja ma mõtlesin üleüldse, et sellest vlogist ma teen siis nii-öelda täiesti laagriteemalise vlogi. Lihtsalt endal on tore järgmine aasta jälle mingi hetk järgi vaadata, et kuidas see laagrikorraldus, no ei saa tegelikult öelda laagrikorraldus päris seda kohta, sest et suurem töö on juba ammu tehtud, aga just nagu kuidas nii-öelda laagri lähenedes me siis valmistume selleks laagriks ja täna me siis lähme Tallinnasse. Mul on vaja päris palju asju käia otsimas igasuguste mängude ja asjade jaoks ja siis me käime juba ilmselt mingisugused toidupoed läbi. Et paljusid asju me lihtsalt ei saa osta, sest et laager algab alles 6 päeva pärast. Ja. Kuna praegu meil oli suke võimalus, et Preven läks siis vanaema juurde, mummi juurde, siis me praegu käime Talisega ära. Nii et praegu ma lõpetan siin enda võikukest. Talis on roolis ja liigume siis Tallinnasse. Ma tulen korra tagasi. Te vaatate lihtsalt, et mis crazy soenguvärk mul täna peas on. Ma proovin uut moodi, kuidas enda lokki tuua esile. Nii et see on täpselt selle pärast. Vahepeal kiire update. Me oleme käinud A1000 ära. Nüüd me käisime kaubamehes. Ja me seni ei ole väga midagi ostnud, sest et ma lihtsalt tahan nii-öelda neid hindasid natukene vaadata, et kus võib-olla natukene paremini midagi saada. Ja siit-sealt on mingisuguseid asju silma jäänud. Et kui nüüd praegu me lähme Cash & Carry'sse, see on nii-öelda meie viimane koht, kus me täna läheme, siis kui seal ei peaks neid asju olema, mis ma tahan, siis me sõidame veel tagasi neid teisi asju kostma, aga tundub, et praegu suurem ostu me teeme ikkagi Cash & Carry's. Aga näis. Ja ma käin täpselt niimoodi Tallinna vahel ringi, sest ma tahan, et need siin kenasti ära kuivaksid ja nad on siit sees veel päris märjad. Nii, Cash & Carry's on käidud ja esimene ost õnneks sai tehtud. Enamus kuivaineid ja siuke asi nagu sai ostetud. Nüüd lihtsalt, kuna täna on alles teisipäev, siis me alles kas laupäeval või pühapäeval siis ostame lihatooted kuskilt, ma arvan, tavapoest. Et jah, nüüd me lähme tagasi, mis see teise poe nimi oli? Kaubamehe pood. Käime sealt läbi ja siis me lähme tagasi A1000-sse. Sest et meil on laagris puhvet ka ja siis ma ostan sealt mingit ninni-nänni ja karastusjooke ja mingit sellist asja. Lase nagu allapoole ära ülevad lased. Ma just kaamerast vaatan, et mu vlogid ei olegi enam nii lopsakad, kui nad olid kahjuks. Aga noh, igatahes meil sai vahepeal, meil sai siis käidud, suuremad ostetud said tehtud. Suuremad ostud said tehtud ja nüüd me lähme, mina võtan endale ühe tööneri Charmast, mis see koha nimi on, Charma või? Jah, Charmast. Ma muid asju sealt nagu polegi proovinud, aga oh my goodness. Aga Talis on Talis ühe korra võttis sealt ja siis mul oli nagu oh my god, mis maitsed.
ja nüüd ma olengi ainult selle ühe asja peale jäänud. Ja siis Talis võtab endale Dominost pitsad. Täna teisipäeviti on seal 2 ühe hinnaga. Nii et teine siis läheb koju õhtuks jagamiseks. Mul läks vahepeal täiesti meelest ära, et ma ju pidin vlogima, aga ma püüan ikkagi meeles pidada seda, et ma teeksin selle võimalikult laagri teemalise. Lihtsalt sellepärast, et see vlog liiga pikaks ei lähe ja siis mul lihtsalt see monteerimine võtab 100 aastat aega. Ma olen praegu natuke õhinas sellepärast, et mul siin Alevikus, kus ma elan, kolisid nagu 2 naist juurde ja neid huvitab ratsutamine. Ja ühega neist sattusime ühte seltskonda siin lähiajal ja siis ma nägin, et nad käisid üks päev ratsutamas. Siis ma olin nagu, oh my god, ma tahan ka ratsutama minna. Aga fun fact, miks ma ratsutamise kunagi pooleli jätsin, on sellepärast, et ma kukkusin hobusega koos kummuli. Nii, et hobune kukkus nagu minu peale. Nagu terve mu külje peale, ma mäletan. Ja ma olin nagu nii pikalt sellest tegelikult nagu traumeeritud. Sellepärast, et ma vahest siiamaani kardan nagu mingit ma vahest siiamaani kardan võtta kas või autoga mingit kurvi, rääkimata ala mingisuguse krossika või mootorrattaga mingisugust sõitmist, kus sa pead nagu mingi kurvi võtma, sest et siis mul kuidagi alateadlikult kohe tuleb nagu see pilt silme ette, kuidas ma käisin selle hobusega kummuli. Long story short, peale seda ma ei ole väga nagu ratsutamas käinud, jah, ma olen mõnel korral käinud, aga igal korral mul tekib jälle see hirm nagu ja siis ma jällegist ei lähe väga pikalt, aga nüüd mul on jälle see suur tahtmine minna ja nüüd me vist neljapäeval läheme, nii et ma ootan seda täiega. Homme mul oleks pidanud olema Pumdi-tiimiga, muudan stuudiotiimiga motivatsioonipäev, mis kahjuks lükkub ilmselt kuu lõppu, sellepärast et mul ühe tulevase tantsutreeneri laps jäi haigeks ja mitte, et ma selle üle õnnelik oleks, lihtsalt seda oli nii tore välja öelda, et tulevase tantsutreeneri, sest et natukene jälle laieneme sellel aastal. Ja ühesõnaga, see lükkub edasi. Issand, ma nüüd lihtsalt jäängi siia jäppima. Oh my god. Vot. Võtame nüüd selle jutukese kokku. Võtke igast päevast kõige positiivsemat. Näeme ilmselt teiega siis homme, kui ma otsustan, et võiks selliselt edasi minna. Kui ei otsusta, siis ilmselt kuskil siin nädala lõpus või siis esmaspäeval, kui laager hakkab. Nii et see lähisekundid jäävad nüüd teie jaoks mõnes mõttes üllatuseks. Mul on ainult 3% akut, nii et ma pean väga kiire vestluse teiega pidama. Käisin ratsutamas ära ja saad aru, mu jalad annavad tuld. Ma ei tea, kõndimisest ilmselt aru pole saada, aga
see tunne lihtsalt kõik need sisesääred ja sisereied ja kõik, oh my god, lihtsalt see on nii kohutav ja ma ei mäletanud, et see nagu nii hull on. Oh my god. Igatahes ratsutamas sai käidud, väga-väga tore oli. Järgmine kord lähme ilmselt maastikule. Järgmine kord ma arvan on äkki ülejärgmine nädal, sest et uuel nädalal hakkab meil ju laager ja äkki selleks ajaks on mul jalad ka kenasti taastunud ja jumal tänatud, et ma käisin nagu nüüd nädala keskel ära, mitte nüüd nädala lõpus, sest muidu ma oleks laagris nagu mingi, ma ei tea, invaliid olnud. Ma ei kujuta ette, mis tunne mul homme on. Meie tulime siia põllukasse. Murelihooaeg on käes. Te teate, mis see tähendab. Need, kes on siin juba eelmisest aastast, siis teate, mis kuningriiki ma sisenesin. Aga olge teie seniks tublid ja kohtume siis teiega ilmselt juba siin nädala lõpus. Meil on äikesetorm ja nagu kaameras pole aru saada, aga meil on õues ja toas nagu nii pime, nagu talv oleks tulnud, on ju Preven? Ma toon siia sõnadest ka siia. Kohe. Nii mõnus. See on nii puu. Nüüd oleme hüpanud laupäevasesse päeva. Mul selja taha mul tundub, et uus torm tuleb peale ja ma loll panen täiesti teises suunas. Kodu poole ma veel ei lähe, nii et ma loodan, et ma tormi kätte päris ei jää. Sest et ma tahan ikkagi oma tiiru ära teha. A few moments later. Oh my god, sõbrad. Kujutate, kuidas asjad on eskaleerunud siin praegu. Ma püüan teid kuidagi siia peale saada. Ma arvan, teie esimene küsimus peaks olema, kus kurat ma istun. Hommikuni igatahes saanud väga huvitav valguse, sellepärast, et ma istun praegu välikäimlas äikeses peidus. Ja päris ausalt, kui ma sain aru, et ma olen nagu keset tormi jäänud, siis mul ikkagi tuli surmahirm peale, sest et nagu reaalselt mul oli siuke tunne, et ma olen nagu keset tormi. Äikese vihma hakkas, siis mingi paugutamine hakkas pihta. Siis sähvatas ühel pool, sähvatas teisel pool ja ma olin lihtsalt keset põlda ja nagu ma ei tea, kas see vastab tõele. Ma ei tea, kas see on nagu faktiliselt tõestatud, et äikese käest ei tohi ära joosta või noh, äikese torme ei tohi joosta, mis iganes. Siis ma ei teinud ühtegi kiiremat sammu, ma lihtsalt panin oma jalutustempot edasi ja ma teadsin, et umbes 500 meetri pärast on üks välikäimla tee peal ja nüüd ma siin istun. Ma olen tegelikult siin olnud juba mingi 15 minutit ja ilmselt teil on küsimus, et miks sa kurat ei kutsu endale kedagi järgi, siis I know, mul on siin välikäimla selles mõttes turvaline, et ma tõesti ma ei karda seda äikest siin ja õnneks nüüdseks on juba nagu torm üle minemas. Kuigi noh, kuulates seda. Siis vist mitte. Igatahes ma ütlesin Talisele, et ma jäin tormi kätte. Ma ütlesin, et mul ei ole praegu järgi tulla. Ma istun siin veel 10 minutit. Kui see üle ei lähe, siis ma kutsun Talise järgi. Oh my god. Mis toimub? Täna peaks olema Rapla melu. Täna peaks olema tuttavate lapse sünnipäev, kuhu me ilmselt kahjuks ikkagi ei jõua. Ma oleks pidanud selle jalutuskäigu ajal tegelema ühe teise asjaga. Miks ma praegu istun siin WC-s nagu? Mu lapsepõlvehirm on olnud alati ämblikud ja nüüd ma istun siin välikäimlas, kus ilmselt peidab ennast päris mitu toredat ämblikku. Jätke mulle kommentaaridesse teie lugu äikesega,
seda oleks tore kuulata. No videopilti on absoluutselt edasi, kui tume ja pime tegelikult, see on siin kõik ümber minu. Aga tundub, et läheb vaikselt üle ja see on siis see armas putka, mis on ilmselt mu elupäästja. Vaatame siis. Okei. Tundub isegi täitsa enam-vähem peldik olevat. Et seal selja taga istus mul üks ämblik, aga noh. Ma olen tänulik, et ta mu peale ei tulnud, nii et no nii, kõik asjad on vahepeal kokku saanud. Talis on üles aetud, ta sai ainult, ma ei tea, paar tundi magada. Me lähme praegu poodi, meil on vaja ikkagi need lihased ära osta, siis meil on vaja stuudiost kõik asjad peale võtta ja that's it. Siis ongi nagu tehtud vist. Siis saame vaikselt startida, sest et kodus mul sai ka kõik asjad kokku, nii et lihtsalt ongi vaja autodesse nii-öelda siis asjad kokku pakkida ja vaikselt liikuma hakata. Me veel päris ei tea, mis me koertega teeme, siin juba päikest, et praegu ei julge nagu aedikus jättes, nagu kardavad. Ja ma pean mõtlema selle peale. Nüüd on küll minek. Ma alati läheb ikkagi väga-väga kiireks ja me tegelikult oleme no siuke 15 minutit, peaaegu pool tundi tegelikult nagu ajagraafikus maas. Ei ole hullu, õnneks alles tunni 10 pärast tulevad nii-öelda noored ja me sõidame sinna veel 10 minutit, nii et meil on tund ettevalmistusteks. Nii et väga hullu selles suhtes ei ole. Aga lähme siis ja laager hakkabki täiesti ulme. Kes se karjub siin? Tere! Kes se karjub siin? Sina või? Milena, Terit, Emili, Lisandra, Sandra, Susanna, Miia, Rain, Kirke, Liis, Maria.
ja lagi roostekad või? Põranda must, vaata siin. Minu voodi. Okei. Nii, siin on meie. On ju korra. Ei ole, mis siin maas on? Meil pole ju harjagi. Küsinud, oleks andnud. Tema ei Sa käisid 3 korda ütlemas, et valimis on ju. Jah, ei ole valmis, poolik töö, ma ütleks. nii, okei. Juba kas näen. voodid on korras või? On. Okei. Mina olen No mis te arvate? Laseme läbi Mina või? olen prügi maas, ma ei tea, see ei ole puhas tuba. Mis asja, Mirten? Ma ei tea. Meelega seda. Ei, ma olen korv lihtsalt. nii. Näe, Rain, pane. No Joppas esimene päev. Sodipabi siia sisse. Läbitud jah? Läbitud. Aga nii, tuba 2, kontroll 1 läbitud. Annan teile ja pange palun. Aga praegu andsime arvu ka sellega, et siin siin maas on. jah, Homme enam sellega läbi ei saa ju. oota. ei, ma ei... Mis Mis silt see siin ukse peal on? Peaks lahtuba olema. suletud. Kuule, värske lõhn. Ma tunnen värske lõhn. Teen aknad lahti. Siin täitsa magaks isegi. Oota, kuidas vaade teil ka on? Meil on meie kotid, me ei taha, et need laiali oleks. Jaa, tubli. Me olime need kohe, kui tulime. Meil Ei ole? See oli lihtne. Nii. Tuba 3, kontroll 1 läbitud. Kontroll 1. Palun pange siia enda ukse peale või siia ukse peale. Vaat, see toob hea lahendus. Kui hea lõhtel ka siin toas on. Lilled kassid ära või? Kuivad. Ma oleks nagu blogger. Käib Mertlile järgi. Influencer. Ega ma teen 2 tükki, nüüd ma vaja praegu. Impressive. Thank you. nii, seletuseks teile. Kontroll 1 läbitud. pandi mingi tädi sellega üks tädi pani kogu aeg sibulat koorima. Ja siis ma lihtsalt nagu lõpuks 3 nädalat koorisin sibulat. Ma ei viitsi enam sibulat koorida, ma tahaks nagu süüa. Vend kogu see nutab tööle, läheb, peab sübula koorima. tere kaunist teisipäeva. Täna siis teisipäev. Õhtu on käes, kell on 8 läbi. Ma lähen koju, sest et me vist nagu oleme otsustanud, et me äkki ei võta koeri sellel aastal. Sellepärast, et nendega on praegu lihtsalt nii hull karvamajandus. See tähendab seda, et me peaksime nagu ilmselt terve maja, ma ei tea, siis iga õhtu, iga hommik tolmuimejaga nagu üle laskma ja see ei ole praegu asi ilmselt, mida ma väga ajakavasse tahaks nagu kuhugile pigistada, sest et meil on niigi tihe värk. Ja ühesõnaga mina lähen praegu siis koertega jalutama, teen nendega tiiru ära, ma saan siis korraks ennast tuulutada, sest et sotsiaalne patarei on ausalt öeldes päris täis saamas. Mitte midagi halvaga, lihtsalt korraks nii-öelda omi mõtteid mõelda ja öö oli nii kohutav. Preven ei ole nagu, ma ei tea, kas ta üldse on nii lohutamatult nutnud öösel. Ma arvan, see oli kõikide asjade kokkumäng, sellepärast et ta ei maganud lõunal, ta oli ilmselgelt üleväsinud. Ta kukkus trepi peal nii õnnetult, et tal oli selja pealt nahka maas või selles mõttes, et ta kuidagi libises trepi pealt alla. Ühesõnaga tõmbas ennast marraskile. Siis mul tundus, et ta jalad äkki valutasid, kondid valutasid, tal oli ilmselt see kasvuvalu, mida ma omas käes nii hästi
millegipärast mäletan ja kuidas see häiris magamist. Ja ilmselgelt uus võõras koht, nii et ühesõnaga tänane öö oli päris hull selles suhtes, me saime, ma ei tea, mis kell magama ka, kohe ei tulnud und ja siis me pidime hommikul juba, ma ei tea, 7 ärkama, et ettevalmistusi teha hommikuks. Aga selle eest tänane päev on olnud üks väga tore päev ja toredaks on teinud selle Märten Männiste sellepärast, et minu arust me saime teda rohkem kui raha eest. Ma millegipärast arvasin, et see saab olema täpselt selline, et ta tuleb, ta räägib, ta laseb küsida endalt ja ta läheb minema. Aga see ei olnud mitte midagi sellist, sest et ta tuli, ta rääkis, ta lasi küsida, ta vastas ka, aga ta tegi nagu kõike muud ka. Ta oli hästi, nagu selles mõttes, ta oli nagu avatud raamat. Ta lihtsalt käigu pealt mõtles kaasa ja lõpuks seal oli mingi castingu voor meil ja siis ta aitas lühifilmidega, mis meil on siis selle suvelaagri üheks suuremaks teemaks. Ta aitas loosid ära teha, ta aitas ideid mõelda, ta lihtsalt jutustas nagu täiesti, ma ei tea, maast ja ilmast laagrilistega ja ühesõnaga, ta oli nagu sõbra ees seal laagris. Ja hommikupoolik oli täiesti teisest maailmast. Meil oli Squid Game'i teema ja äratus oli selline, et mu vend lindistas hääle, moonutas selle ära ja see tuli kõlaritest. Ma panen teile nüüd siia mingisuguse klipikese sellest ja vaadake siis ise, mis seal hommikul toimus. Koguneme 5 minuti pärast suurde saali. 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 Kas sa kardad midagi? Kui jah, siis mida? Jaa, ma viimase ajal kardan kõrgust natukene. Mis on sinu kõige mittevajalikum anne? Ma näiteks, see on väga põnev küsimus. Mis ma oskan teha? Ma oskan näiteks pöialt panna niimoodi. Kui sa peaksid homme tegema täiesti uue karjäärivaliku, siis mida sa teeksid? Ma hea meelega mängiksin professionaalset jalgpalli, sest et jalgpalli ma mängin praegult veel hobikorras. Kunagi näiteks ma alustasin Raplamaalt. Ja mis on kõige kummalisem või naljakam asi, mis sinuga avalikkuse ees juhtunud on? Kui ma olin väiksem, siis ma osalesin lauluvõistlustel ja siis ma laulsin oma laulu ära. Siis ma kummardasin ja siis ma tahtsin lavalt maha minna, aga siis ma mäletan, ma jäin jalgupidi, ma jäin juhtmetesse kinni. Niimoodi, et ma olin seal täitsa tubli 20 sekundit kinni niimoodi, et lõpuks päevajuht pidi mind välja päästma. Aitäh sulle! Aitäh! Kõik on väga ladusalt läinud ja ma vist ei rääkinud, aga siin vahepeal oli siukene äikesetorm. See oli täiesti hullumeelne. See oli nagu täpselt meie kohal. Ja meil lõi nagu täiesti voolu välja tervest majast, aga õnneks see tuli, ma ei tea, siuke 10-15 minutiga nagu tagasi, et mitte midagi hullu ei olnud ja õnneks me oli nagu õhtusööd ka juba nagu selles mõttes valmis, et isegi me olime valmis, et okei, kui nüüd ei tulegi voolu tagasi, et siis me ilmselt peaksime kuidagi õhtud küünlavalgel mööda saatma, aga kui mul nüüd siin vahepeal ei tule midagi meelde, mis ma võib-olla teile jagada võiks, siis ilmselt näeme juba homme, mis on siis eelviimane laagripäev, täiesti ulmeline. Kui kiiresti on läinud. Tšau! Noh, juba ajad jänkusi taga või? Oh, Sindolfa!
meil oli ennem siuke päikesetorm, aga ikkagi õhtul tervitab meid kaunis päikeseloojang. kolmapäev ja täna on ühtlasi laagri viimane täispikk päev. Nad said täna kella 9 magada või noh, saavad. Aga nüüd ma istun juba autos, ma sõidan tegelikult sinna Järvakandi poole. Meil on piima vaja juurde. Ma ei tea, miks eile ma ei tulnud selle peale, et piima osta. Ma mõtlesin, et ma võiksin ju Valgusmajas mingi tuuri ka teha selle suvelaagriga seoses. Et tulevikus hea meenutada ja võib-olla keegi teist, keda huvitab, siis Valgusmaja on tõsiselt väga-väga mõnus koht, kus lihtsalt kas või suvitamas käia. Nagu see on nagu idüll. Üli mõnus on olnud. Nii et kes tahab vaadata www.valgusmaja.ee. Hind on päris krõbe, aga senimaani oleme saanud seda nagu 100% raha eest. Kohe päris kindlasti. Pood avatakse kell 9. Ma lihtsalt ei viitsi pooleks tunniks sinna ootama jääda. Me lihtsalt teeme siis kakaod ja praegu piima, siis kõva nagu ei saa valida, et siis kas morss või vesi. Ja ikkagi mul on lihtsalt pärast äratust, kui töötoad hakkavad vaja ära käia siis poes. Ja lullu, aga oleks võinud nii-öelda internetist järgi vaadata enam, kas pood on lahti või mitte, aga ma millegi pärast arvasin, et vähemalt üks pood kindlasti ilmselt on lahti 3 poest, aga tuleb välja, et mõlemad avatakse 9 ja üks pood isegi kell 10, nii et jälle targemaks. Aga jah, ju ma lähen siis tagasi ja lähme siis äratame need laagrilised üles. Se on Maria, tää on Brainrottinga. Ma lubasin, et ma teen teil täna siis meie suvelaagri koha majatuuri ja me oleme jõudnud siis, või noh, tegelikult me oleme juba 3. päeva Valgusmajas. Tada, näite sinna poole ka. Ma näitaks ümbrust, aga me jätsime selle kahjuks nii õhtusse ja lihtsalt ma ütlen teile, et kell on peaaegu 12:30 öösel saamas ja meil on täna
me võtame viimast, ütleme nii siis sellest õhtust või siis ööst ja varsti me läheme küll magama, aga enne seda teeme ühe korraliku majatuuri. Ma ei saa lubada, et kõik toad oleks ilusti korras, aga meil oli tubade kontroll, nii et võiks loota, et on. Nii et lähme sisse ja vaatame, kas meid keegi sisse laseb. Tere! Tere! Lähme siis vaatame. Tuled sisse, on trepihall ja teisel pool juba suur elutuba. Ja seal tagampool saab siis kenasti enda riideid riputada. Ma arvan, me sinna ei pea minema, aga näe, seal on üks suur peegel ka sättimiseks. Tule edasi. Siin me tegime täna igast tralli ja meil on ühtlasi minu vlogide vaatamine pooleli. See siis näita kiiresti nüüd, nagu kiiruga näiti sinna poole, et nad aru saaks, jah, väga hea. Siin on siis nii-öelda chilliala, siin me serveerisime toitu ja siit saame kohe kööki. Köök on enam-vähem hästi palju laagri toidustaffi, mida lihtsalt on meeletus koguses olnud õnneks. Täna on viimane päev ja see hakkab enam-vähem juba ilmet võtma nagu normaalne köök, mitte ladu. Aga siin on kõik vajalik olemas, mida üheks puhkuseks vaja on või laagriks. Nii et mina olen selle maja valikuga juba sellepärast rahul, et siin on suur köök, kus süüa teha. Nii, lähme edasi. Siin on siis nii-öelda meie söögiala, kus me sõime, meil olid töötoad ja niisama istumiseks. Siit edasi lähme pesema ja WC-d. Siin on ka elektrisaun, mida meil vaja ei läinud, sellepärast et meil on tünni saun kohal. Ja siin on siis pesuvõimalus ja siis esimese korruse WC. Nii, aga ennem kui me läheme tubadesse, lähme vaatame siis, mis on maja taga praegu toimub. Tuletan meelde, kell on 12:30 saamas. Jälle mina. Nii, siin on imeline terrass. Imeline terrass. Päevasel ajal on ta eriti ilus, aga praegu on ka täitsa mõnus ja hubane. Läheme trepist alla. No nii, palun lehvitage, et olete vlogis. Oota! Jaa! Vaadake seda! Ma ei saa, meil sopsud tulevad. Siin on korgi. Siin samas on korgi. Aplaus. Vaatame ühe veel, siin on demonstratsioon. Aplaus, 10-10. Tšauki, Kiili on meie armas, selle korral mitte nii vabatahtlik, aga vabatahtlikult kohal. Jah, tšau. Ja näitame ühe korra veel siis siia basseini, siin on suur bassein ja õhtul on siin ka mõnus, sest et see on valgustatud. Nii, aga lähme siit edasi. Siin on siis meil tellitud haagissaun. Koos reeglitega. Ja reeglid on nende asjade juures eriti olulised. Keegi on saunas ka või? Väga oluline. Ja siin on siis meie tünnisaun. Mis tegelikult peaks praegu olema väga mõnus soe, aga tundub, et bassein on praegu lõbusam ajaviitmiskoht. Kell 12:30 öösel. Jäi mainimata, siin on ka tegelikult telekas ja siis on projektor
mida me siis praegu lihtsalt kasutame selle eesmärgiga, et me näeksime kõik telekat vaatama. Nii, aga lähme siis teisele korrusele. Nii, siit kohe trepist vasakule on siis teise korruse WC ja duširuum. Loodame, kedagi ei ole. Show'd ei saagi. Meie minna ei tohi, sest seal siis nii-öelda vist elab pererahvas, kui külalised on. Ja näitame siis seda detaili ka siin üleval, jah. Legendid räägivad, et see öökull siis, kui öö saabub, hakkab siin siis tubade vahel lendama. Lähme edasi. Nii jõuame siis esimesse tuppa, jah. Nii, oota. Siin on siis... Ma võin öelda, et kontroll 5 nad täna ei läbinud, muidu nad on üldiselt väga tublid olnud. Tule näitame siia esimesse tuppa. Siin tegelikult on mööbeldatud veidi teisiti, aga siin on siis narivoodid. Ma ei tea, kas te magate siin kahekesti kellegiga või? Jaa, ma magan aknaes. Siin on tuba 2. Tere! Siin on siis ka kamin sees. Teil on siin väga-väga soe. Kas te ei tahaks neid kohti teha või? Ma magasin. Meil oli aga ikka vist ei tee mitte midagi. Okei. Siin on siis samamoodi see narivoodi. Alumine on siis laiem, kuhu tegelikult mahub ka vabalt 2 inimest. Ja siis siin on 2 eraldi väikest voodit. Mida selle toa kohta veel öelda? Siin väga sellist ilmselt ei ole. Mõnus tuba. Väga mõnus. Ilus tuba. Ja vaatame siis, kuidas nemad läbinud on enda tubade kontrolli. Ilus. Ja tänase kontrolli minu arust samamoodi läbisite, on ju? Väga hea. Lähme edasi. Nii, tuba 3. Nii, minu arust see on nii-öelda laagri jooksul alati kõige puhtam tuba olnud. Kiidan tüdrukuid selle eest. Siin on siis 4 ühe inimese voodit ja 2 akent vaatega. Noh, kui seda terrassi seda ei oleks sees, siis vaatega basseinile, aga ma arvan, teil on muidu siin õhtuti väga ilus vaade olnud. Ei, jah. Jah, selge. Head aega. Head aega. Teeme nüüd selle toaga niimoodi, et vaatame hästi kiiresti siia. Siin on 2 narivoodid, siin ei ole siis selle laia voodiga. Ups. Ma võin öelda, et oi-oi-oi, lähme siin minema. Nemad kontrolli ei läbinud. Okei, no mis siin teha? Tule tagasi. Oleme siis ausad, näitame päris elu. Siin on siis suur 2 inimese voodi ja seda madratsit seal ei ole, aga see on siis praegu meie nii-öelda tiimi oma olnud selle laagri jooksul. Ausõna, mul oli enne puhastuga. Tšau! Nii, kas te koristasite ära või? Jah. Okei. Siin on siis, ma arvan, üks kõige suurematest tubadest. Ühesõnaga, siin on samamoodi narivoodi, all on natuke laiem. Ja siis on 2 ühe inimese voodit ja siin nurgas siis on madrats, kuhu mahub ka kenasti 7 inimest magama. Ja teie tubade kontrolli see list on siin ja täna see te ei läbinud ja siin te pidite midagi koristama, jah? Selge. Muidu on ka tublid olnud. Kõik vajalik on siin majas olnud olemas. Laagri jaoks on olnud ideaalne koht. Mida teie arvate? On olnud mõnus siin laagri pidada? Bassein on väga parem. Ja ma arvan, ega mul praegu enam midagi väga kuulete. Ma arvan, et praegu mul enam midagi väga näidata ei ole. Aitäh, et sa olid tuuril koos meiega ja minge valgusmaja puukima. Tere hommikust!
Oi, kui palav teil siin on. Isver-susver, ma jätan ukse lahti. Palun vabandust. Taimo, Kirke, Karoliina, Loretta, Agnes, Berit, Sandra ja Marten. Nii, ja siis siin on veel need Jackie Semul. Need, kes ei saanud magada, ehk siis need on kõikidel nagu vabandused eraldi, on ju. Ja siis te pole ainukesed, Taimo vastas nagu karu. Ja siis sulgudes, kas me teeks järgmine aasta sama? Jaa. Ilmselgelt. Ja peame looma I'm sorry. Ma teeks aplausi, aga see Ei teha play! Aitäh valgusmajale. Meie nüüd lähme koju. Kõik on ära viidud. Me oleme ikkagi viisakad inimesed. Jätsime asjad korda nii nagu oli. Ülesse me enam ei hakka minema, aga ma teen veel täna ühe tiiru päevases valguses ka. Siin oli see ülimõnus terrass, mulle nii meeldib. Ainus suur miinus on see, et siin on väga palju parme ja herilasi. Siin siis on bassein. Saab võtta päikest. Seal siis me tellisime tünni ja sauna ka. Ja maja ise näeb ka väga nunnu välja. Selline. Ja seal on siis tegelikult õunapuaed ja kõik siukesi. Ja õhtul olid siin imeilusad vaated. Siin on siis see maja läbi aegade. Et see, mis sellest tehtud on minu arust nii äge. Et siin oli isegi mingi rahvamaja värk, et ma eeldan, et jah, see on siis see maja, et mis siin kunagi oli. Ja nüüd seal siis on õunapoed. Täiesti müstiline tegelikult. Aga paneme siis uksekesed kinni. Tšau, aitäh valgusmajale. Ja meil on aeg koju minna. Nagu mul on siuke tunne, nagu hommik algas ja juba nad läksid minema, sest et kell 12 oli põhimõtteliselt juba ära minek. Ja siis me koristasime. Siis me tulime koju, sõime lõunat ja läksime otsejoones magama. Mõtlesin, panen pereveni lõununne. Ja noh, see siis läks täpselt niimoodi, et ma jäin ka muidugi magama ja oi, kuidas ma ei oleks absoluutselt tahtnud ärgata, sest et nagu seal olles ma ei saanud aru, kui väsinud ma olen. Aga no ma olen tõesti väsinud, nagu ma praegu tunnen, kuidas väsimus mu üle võtab. Nii tore sai jälle ja ma ei tea, see kuidagi eriti südamesse läks. Ma tean, et nagu reaalselt iga aasta on nii hea tunne pärast laagrit, sest et õnneks ei ole olnud mitte ühtegi negatiivset kommentaari nagu selles suhtes, et midagi läks nagu tuksi läinud nagu. Ja nagu kõik räägivad nagu ülivõrdes, vanemad kirjutavad juba praegu tagasisidet, et lapsed räägivad ülivõrdes sellest laagrist, et mis te teete nendega seal ja ma ei tea, mis iganes. Üks vanem kirjutas, et laager vist läks nagu väga korda sellepärast, et lapsed nutavad kodus ja igatsevad laagrit taga ja nagu seda on nii tore kuulda. Ma arvan, kui ma peaksin valima, siis selle aasta laager oli minu praegu seni kõige lemmikum. Ilmselt sellepärast, et ma sain natukene ise ka endale natuke palka maksta selle eest esimest korda. Aga nagu tõesti, koht oli super. Kõik oli super, ausõna. Toitu jäi üle kõvasti. Ma lähen viin vanaemale suppi. Kodus enam purke ei olnud, viin veel natuke suppi, ilmselt homme saab veel seda küla peale tassida. Meil oli suppi ainult 2 korral tegelikult. Praadi jäi ka üle, aga mitte nii palju, aga suppi me lihtsalt tegime kuidagi meeletustes kogustes. Et võib-olla ei osanud nii palju arvestada ja jäi palju üle, aga igatahes mul on koerad taga. Ma lähen teen nendega ühe mõnusa pika tiiru
tõmbame ehk siis siinkohal selle suvelaagri vlogi otsad kokku. Jälle hunnik mälestusi on tehtud. Nii tore oli. Tõesti oli väga tore. Mina igatahes tõmban tõesti siin otsa kokku. Aitäh, et vaatasid. Ja kõik laagrilised näeme teiega juba järgmisel aastal. Olge teie ikka tublid ja hoitud. Näeme teiega juba järgmises vlogis. Tšau!